loomade farm. Loomade farm. Loomade farm. Kuidas küll loomad rühmasid ja rügasid, et hein katuse alla saaks. Aga nende ponnistused tasusid end ära, sest heinasaak oli paremgi, kui nad olid lootnud. Mõnikord oli töö tõesti raske. Tööriistad olid tehtud inimeste, mitte loomade tarvis. Ja õnnetuseks ei suutnud ükski loom käsitseda sääraseid tööriistu, mis nõudsid tagajalgadel püsti seismist. Kuid sead olid väga leidlikud ja oskasid kõikidest raskustest üle saada. Hobused omakorda tundsid igat viimset kui põllulapikest ja taipasid niitmisest ja riisumisest õigupoolest palju rohkem kui Jones ja tema sulased kokku. Sead õieti tööd ei teinud, vaid juhatasid ja valvasid teisi. Kuna nemad teadsid rohkem, siis oli loomulik, et neile jäi juhi roll. Tümpsa ja Ristik rakendasid end niidumasina või hobureha ette. Suitseid või ohje nüüd mõistagi enam vaja ei läinud. Ja sõtkusid siis kindlal sammul mööda heinamaad siga kannul, kes muudkui hüüdis. Lase käia, seltsimees või prrrr, seltsimees, nii kuidas olukord nõudis. Ja kõik loomad, kuni pisimateni välja, võtsid osa niidetud heina kaarutamisest ja kogumisest. Isegi haned ja kanad ukerdasid väike heinatuust nokast päev läbi palava päikese käes edasi-tagasi. Lõpuks tulid loomad heinakoristusega toime 2 päeva lühema ajaga, kui Jonesil ja tema sulastel selleks tavaliselt oli kulunud. Pealegi saadi suurim saak, mida see koht iganes oli andnud. Miski ei läinud raisku. Teravapilgulised kanad ja haned korjasid üles viimase kui kõrrekese ja ükski loom farmis polnud suutäitki varastanud. Suvi läbi käis farmis töö nagu kellavärk. Loomad olid õnnelikumad, kui nad eales oleksid osanud ette kujutada. Igast suutäiest oli neil suur hea meel, sest nüüd oli see nende oma toit. Nad ise olid selle tootnud omaenda tarbeks, ega saanud seda nagu almuse palukest tõreda peremehe käest. Nüüd, mil need kasutud parasiidid, inimesed, olid kadunud, jätkus kõigile rohkem süüa. Ka vaba aega oli rohkem, ehkki loomadel polnud kogemusi, mida sellega peale hakata. Neil tuli võidelda paljude raskustega, näiteks sügisel, kui nad vilja koristasid. Pidid nad seda peksma ennemuistsel viisil.
ja eraldama terad aganaist puhumise teel, sest farmis polnud rehepeksumasinat. Kuid sigade nutikus ja tümpsa võimsad lihased aitasid nad hädast välja. Kõik imetlesid tümpsat. Juba Jonesi ajal oli ta olnud tubli töömurdja. Aga nüüd näis ta rohkem 3 kui 1 hobuse eest väljas olevat. Oli päevi, mil paistis, et kõik tööd farmis seisavad tümpsa vägevatel õlgadel. Hommikust õhtuni rassis ja punnis ta ikka seal, kus töö kõige raskem. Ta oli ühe noore kukega kokku leppinud, et see kireb ta hommikul pool tundi teistest varem maast üles. Ja enne tavalise tööpäeva algust tegi tümpsa siis vabatahtlikult seda tööd, mis parasjagu kõige pakilisem paistis. Igale probleemile, igale tagasilangusele oli tümpsal üks vastus. Ma teen veel rohkem tööd. Selle oli ta endale isiklikuks loosungiks võtnud. Aga eks igaüks teinud tööd oma võimete kohaselt. Näiteks kanad ja haned, nemad säästsid viljakoristusel maha pudenenud teri üles noppides 5 bušelit vilja. Keegi ei varastanud, keegi ei nurisenud söögiportsu üle. Kõik riiud, nääklemised ja kadedus, mis endisaja elus oli olnud tavaliseks asjaks, oli peaaegu täiesti kadunud. Keegi ei viilinud tööst kõrvale või peaaegu mitte keegi. Tõsi küll, Molly oli hommikuti laisk tõusma ja tal oli kombeks töölt varem lahkuda, mis juures ta tõi ettekäändeks, et ta on endale kivikapja astunud. Ka kassi käitumine oli kuidagi iseäralik. Peagi märgati, et kui oli vaja kusagil käed külge panna, ei olnud kassi leida. Ta kadus mitmeks tunniks ära, aga söögiajaks või õhtul, kui töö juba lõppenud, ilmus välja nagu õige mees kunagi. Kuid ta leidis alati suurepäraseid vabandusi ja ta lõi nii mahedalt nurru, et oli võimatu tema heades kavatsustes kahelda. Vana eesel Benjamin ei paistnud pärast ülestõusu üldse muutunud olevat. Ta tegi tööd niisama aeglasel ja jäärapäisel viisil nagu Jonesigi aegu, ega hoidnud kunagi kõrvale, kuid ei pakkunud end ka kordagi vabatahtlikult mõnele ekstra tööle. Ülestõusu ja selle saavutuste kohta ei avaldanud Benjamin mingit arvamust. Kui talt küsiti, kas ta pole õnnelikum nüüd, kui Jones ära on, ütles ta vaid: eeslid elavad kaua. Ükski teist ei ole iial näinud surnud eeslit. Ja selle salapärase vastusega pidid teised loomad leppima. Pühapäeviti tööd ei tehtud. Hommikus söödi tund aega tavalisest hiljem ja sellele järgnes tseremoonia, mida kunagi ära ei jäetud. Esmalt tuli lipu heiskamine. Lumepall oli leidnud riistakuurist proua Jonesi vana rohelise laudlina ja maalinud sellele valge värviga sõra ja sarve. See tõmmati igal pühapäeva hommikul farmi aias seisvasse lipumasti. Lumepall seletas, et lipu roheline värv kujutab kodumaa rohelisi niite.
sõrg ja sarv aga tähendavad tulevast loomade vabariiki, mis sünnib siis, kui inimsoost on lõplikult võitu saadud. Lipu heiskamise järel marssisid kõik loomad suurde küüni üldkoosolekule, mida kutsuti miitinguks. Seal tehti järgmise nädala tööplaanid, pandi otsuseid arutusele ja vaieldi nende üle. Otsuste väljakuulutajaiks olid alati sead. Muud loomad oskasid küll hääletada, kuid ei mõistnud kunagi omast peast ettepanekuid teha. Lumepall ja Napoleon olid väitlustes teistest kaugelt üle. Aga pandi tähele, et need kaks polnud iialgi ühel meelel. Kui üks neist mida tahes ette pani, võis ikka oodata, et teine on sellele vastu. Isegi siis, kui otsustati, mille vastu iseendast kellelgi midagi olla ei võinud. Isegi siis, kui otsustati, et väikene karjamaa viljapuuaia taga jäetakse puhkuse paigaks töövõime kaotanud loomadele, sündis tormiline vaidlus selle üle, milline on ühe või teise loomaliigi õige pensioniiga. Miiting lõppes alati kodumaa loomade laulmisega ja õhtupoolik kulus puhkusele. Sead olid riistakuurist oma peakorteri teinud. Seal õppisid nad õhtuti sepa ja puusepatööd ja muid tarvilikke oskusi elumajas toodud raamatutest muidugi. Lumepall tegeles ka teiste loomade organiseerimisega loomakomiteedeks, nagu tema neid kutsus. Selles ürituses oli ta väsimatu. Ta asutas kanadele munatootmiskomitee, lehmadele puhtasabaliste liidu. Siis asutas ta metsikute seltsimeeste ümberkasvatamise komitee. Selle sihiks oli rottide ja jäneste taltsaks tegemine, valgema villa liikumise lammastele ja mitmeid teisi. Veel moodustas ta ka lugema ja kirjutama õppimise kursusi. Need plaanid läksid kõik aia taha. Näiteks üritus metsloomi taltsaks teha jooksis peaaegu otsemaid tühja. Metsloomad pidasid end ülal nagu ennegi ja kui neid koheldi suuremeelselt, siis kasutasid nad selle lihtsalt ära. Kass astus ümberkasvatamiskomiteesse ja oli selles mõnda aega väga aktiivselt tegev. Ühel päeval nähti teda katusel mõne varblasega vestlemas, kes istusid parasjagu väljaspool kassi haardeulatust. Kass rääkis neile, et nüüd on kõik loomad seltsimehed ja iga varblane, kes heaks arvab, võib tulla ja tema käpale istuda. Aga varblased hoidsid siiski eemale. Lugemise ja kirjutamise kursused seevastu saavutasid suurt edu. Sügiseks olid peaaegu kõik farmiloomad mingil määral kirjaoskajad. Mis sigadesse puutub, siis nemad lugesid ja kirjutasid juba laitmatult. Koerad õppisid küllaltki hästi lugema, aga neid ei huvitanud lugeda mitte midagi muud kui 7 käsku. Kits Muriel oskas pisut paremini lugeda kui koerad ja mõnikord õhtuti tavatses ta teistele prügihunnikust leitud ajaleheräbalaid ette lugeda. Benjamin luges niisama hästi kui ükskõik milline siga
kuid ta ei kasutanud seda oskust kunagi. Ta ütles, et nii palju kui tema teab, pole midagi lugemist väärt. Riistik õppis kõik tähed selgeks, aga ei suutnud sõnu kokku veerida. Tömpsa ei jõudnud D-tähest kaugemale. Ta joonistas tähed A, B, C, D oma suure kabjaga tolmu sisse ja seisis siis ning põrnitses neid tähti kõrvu lingutades ja vahetevahel tukka raputades, püüdes kõigest väest meelde tuletada, mis järgmiseks tuleb. Aga see ei õnnestunud tal kunagi. Mitmelgi puhul sai ta selgeks E, F, G, H. Aga nii kaugel olles selgus, et ta on A, B, C ja D ära unustanud. Lõpuks otsustas ta leppida esimese 4 tähega ja kirjutas neid iga päev korra või paar, et mälu värskendada. Molly keeldus õppimast rohkem kui neid 5 tähte, mis moodustasid tema nime. Tal oli kombeks need kenasti pilbastest kokku seada ja ehtida neid 1-2 lillega ja siis imetledes nende ümber ringi käia. Farmi ülejäänud loomadest ei jõudnud ükski A-tähest kaugemale. Veel ilmnes, et rumalamad loomad nagu lambad, kanad ja haned ei suutnud 7 käskugi pähe õppida. Pärast hoolikat järelemõtlemist kuulutas lumepall, et 7 käsku võib õieti taandada 1 hüüdlausele. Nimelt 4 jalga hea, 2 jalga halb. Selles on animalismi põhiidee. Nii väitis lumepall. Igaüks, kes on seda täielikult mõistnud, on kaitstud inimese mõjude eest. Linnud olid esialgu vastu, kuna neile tundus, et neilgi on 2 jalga. Aga lumepall tegi neile selgeks, et asjalugu pole kaugeltki nii. Linnutiib, seltsimehed, ütles ta, on edasiliikumise, mitte manipuleerimise elund. Sellepärast tuleb seda vaadata kui jalga. Inimese eraldusmärgiks on käsi. See elund, millega ta sooritab kõik oma nurjatused. Linnud küll ei mõistnud lumepalli pikki sõnu, aga nad olid tema seletustega nõus ja kõik alamad loomad hakkasid usinasti uut hüüdlauset pähe õppima. 4 jalga hea, 2 jalga halb. 4 jalga hea, 2 jalga halb, 4 jalga hea, 2 jalga halb. 4 jalga hea, 2 jalga 4 jalga hea, 2 jalga halb kirjutati küüni otsaseinale 7 käsu kohale ja veelgi suuremate tähtedega. Kui lambad olid selle ükskord pähe saanud, oli see neile väga meeltmööda. Ja niidul olles hakkasid nad tihti määgima. 4 jalga hea, 2 jalga halb. 4 jalga hea, 2 jalga halb. Ning tegid seda kordagi väsimust tundmata mitu tundi järjest. Napoleoni ei huvitanud lumepalli komiteed.
ta ütles, et noorsoo kasvatamine on tähtsam kõigest sellest, mida võib teha nende heaks see, kes on juba täiskasvanud. Juhtumisi olid nii Jesse kui ka Kellukas varsti pärast heinategu kutsikat sünnitanud, kokku 9 toredat kutsut. Kohe, kui kutsikad olid võõrutatud, jättis Napoleon emad neist ilma, öeldes, et tema, Napoleon, võtab vastutuse kutsikate kasvatamise eest enda peale. Ta viis nad üles riistakuuri pööningule, kuhu pääses vaid redeliga ja hoidis neid seal sellises eraldatuses, et farmi muud asukad unustasid varsti nende olemasolu täiesti. Piima kadumise mõistatus lahenes peagi. Piima segati iga päev sigade roka sisse. Suviõunad hakkasid nüüd küpseks saama ja tuulega potsatas neid hulganisti viljapuuaia rohtu. Loomad olid pidanud endast mõistetavaks, et maha kukkunud õunad jagatakse võrdselt kõigi vahel. Aga ühel päeval tuli käsk, et kõik õunad tuleb kokku korjata ja riistakuuri sigade käsutusse tuua. Mõned muud loomad nurisesid selle üle, aga sellest ei olnud tulu. Sellest ajast olid kõik sead täiesti ühel meelel. Sedakorda isegi Lumepall ja Napoleon. Kiunats saadeti teistele loomadele vajalikku selgitust andma. Seltsimehed, hüüatas Kiunats. Loodan, et ei mõtle ometi, nagu teeksime meie, sead, midagi isekusest ja privileege jahtides. Pealegi ei maitse nii mõnelegi meist piim ja õunad üldse. Minule endale nad ei maitse. Meie ainsaks eesmärgiks neid võttes on oma tervist hoida. Teadus on tõestanud, seltsimehed, et piim ja õunad sisaldavad aineid, mis on absoluutselt vajalikud, et sead end hästi tunneksid. Meie, sead, meie teeme mõttetööd. Selle farmi juhtimine ja organiseerimine on täiesti meie, sigade õlul. Ööd ja päevad valvame meie, sead, teie heaolu pärast. Teie pärast me joomegi seda piima ja söömegi neid õunu. Kas teate, mis juhtuks, kui meie, sead, ei suudaks oma kohust täita? Jones tuleks tagasi, jaa, Jones tuleks tagasi, olen kindel, seltsimehed, kiljus Kiunats peaaegu anuvalt, küljelt küljele kõikudes ja saba võngutades. Olen kindel, et teie hulgas pole kedagi, kes tahaks näha, et Jones tuleks tagasi. Kui loomad üldse milleski päris kindlad olid, siis selles, et nad ei taha Jonesi tagasi. Kui asi esitati neile selles valguses, polnud neil enam midagi kosta, oli päev selge, kui tähtis on sigade hea tervis. Nii nõustutigi pikema vaidluseta, et piim
ja maha kukkunud õunad, nagu ka kogu õunasaak, kui see küpseks saab, jääb ainult sigade päralt. loomade farm.